on Rasmus Peetson, kes on ka meeskonna kapten ja Burama Vomba. Keegi sellele korralikult pihta ei saanud, nüüd Liivak oli seal valvel. Liivak lööb ka peale, aga seekord teravust Jakob jalgu ette võtnud, nägib Larsenile, jookseb ise kasti, sealt tuleb moment ja Kirs lööb peale ja pall läheb napilt mööda. Rass sööduga, Kožuhovski näitas rahulolematust sellele Jakovle, sealt tuleb senderdus värava alla ja saabki väravale löögi, kas oli post või? No nüüd tõesti seal tõesti vedas, aga kus kohas see eksimus tuli Kuressaare meestel, oli Oliver Rassi vale sööt keskväljal ja see meeskond ja vaatame neid. Jakovlev paneb seal söödu värava alla, saab ka korralikult lüüa. Oi, seal Musaba sai ka pallil ja kes muu kui Jakovlev seda andmas. Tuleb jälle siia ette posti ja Larsen väga hästi. Olukord oli Saare jaoks juba läinud ja kastis nüüd Liivak lööb peale. Seal on ka väike pallipõrge, tuleb pealik ja jalgadega tõrjub Kivile seal pealelöögi. Ainsalu, kes on Levadiga ja Jakovlevi löök, aga see lendas otse. Tegi korralikult tööd, jäi Roman Kožuhovski tema tööeetikaga rahule ja võttega kohe ka meeskonda. Nii, Rass, Männil on kõik teist palli on noolimas. Võidab Korren selle palli seal, kas tuleb olukord, Männilan lööb. Nurgalööki andmas, paneb seal terava palli sinna, aga Ainsalu selle kontrollib, paneb ära, kui Joonas Soomre saab kaugelt lüüa, lööb peale. Läheb umbes vahele, pall jõuab siia Jakovlevile. Jakovlev tõmbab keskele, lööb uuesti keskele, nüüd tuleb senderdus hästi palju ette, nüüd on peale löök. Ja Joe Pedro realiseerib selle olukorra, selle surve, mis siin viimastel minutitel FC Kuressaare väraval tekkis. Õnnestus mitmetes olukordades Kuressaare kaitsjatel pallid ära klaarida, oma kastist eemale lüüa. Levadia surve jätkus, pall mängiti keskele karistusalasse, senderdused tulid paremalt vasakult ja ühes olukorras Joe Pedro pisut jäi seal Kuressaare meeste poolt kontrollita, valveta ja brasiilane väga osava mehena ilusasti lükkas selle pallis, nii et Männil oleks seal selle palli saanud siis võitluses ja sealt korralikku lööki oleks olnud keeruline teha. Nii Paa ja Iljin olid seal keskväljal võitluses, tolli pidamas ja tundub, et Iljin saab seal ka kollase kaardi. Pihta on saanud jää, pannakse ilmselt vist läheb nii, et nii, Varr vaatab nüüd selle olukorra üle ja kas tõesti Liinile antakse nüüd punane kaart. Andrei Karhu läheb seda olukorda oma pilguga nüüd üle vaatama. Vastu liigest ikkagi Iljin lööb, kui sihilik see tegevus nüüd oli. Igal juhul vaatame. Andrei Karhu esialgu veel mõtleb, otsust ei ole veel välja näidanud, näete siin Iljin ka ootusärevuses, kes see siis tahaks punast kaarti saada ja oma meeskonna vähemusse jätta, nii, vaatame nüüd. Ja võtab taskust Andrei Karhu meil seal. Kollase kaardi tühistas ära ja punane kaart. Aleksander Iljin peab võitle siin fännid hüüavad, kui Levadial on seal, kes see oli, kas Peetson peaga sai löögile väga ootlikult. Ainsalu paneb kaugelt peale, läheb pall napilt, on seni kindlalt toimetanud, pall Männilane peale õhuvõitlusesse, Männilan seal võitles, võidab, läheb palli, kas lööb. Nüüd saab Pevtsov lüüa, lööb kaugelt peale, Pevtsov on 3 väravat löönud. Tuleb lõpuvile enne või saavad Levadia veel nurgalöögi ära täna? Ei. Andrei Karhu vilistab kohtumise lõppenuks. Levadia on kohtumise 1-0 võitnud. Õnnitame liidermeeskonda, nemad said omale 3 punkti juurde, kokku neid on nüüd 60